tere hommikust, me oleme hambaarsti ukse taga, kell hakkab 10 saama, meil on kell 10 visiit, nii et ootame enda aega. Hugo toimetab ja mängib siin veits, siis näitame meie mõlema hambad ette. Kumb siis esimesena läheb? Ikka mina või? Sa ei taha minna esimesena või? Okei. Meil on hambaarsti juures käidud ja oleme nüüd hoopiski tulnud lennusadamasse, et minna meremuuseumisse. Saime hambaarsti juures kõvasti kiita mõlemad, et hambad on ilusti pestud ja meil ei tehtudki mitte midagi, ainult vaadati üle ja öelda, et võime minna, tublid oleme. Nii et oli tore käik, korra aastas käime, kontrollis kevadeti. Ja nüüd mõtlesime, et mis mees koju lähme, me sai nii ruttu hambaarsti juures käidud, et lähme hoopiski siis mängime siin natuke meremuuseumis ka. Nii et enne lõunat siis väike mäng siin. Praegu on reede ja kell on mingi 11, ma pakun maksimaalselt. Ja praegu on päris hea siin olla, sellepärast, et siin ei ole üldse rahvast. Väga vähe, mingi mõned turistid ja ma ei tea, tõesti mõnus. Nii et uks mängib siin natuke aega ja siis me lähme koju. Õnneks mul on muuseumikaart, nii et mina saan käia tasuta muuseumites ja Hugo on nii väike, et tema eest ei pea maksma, nii et on mõnus käia uudistamas ja mängimas. Nii meil on käidud, väga pikalt ei olnudki mingi 45 minutit. Ja nüüd me lähme koju, hakkame sööma ja siis on Hugol magamisaeg. Aga nii kaua või sina teed Oleme kodust tagasi tegelikult üsna mõnda aega juba ja sõime lõunat. Hugo tegelikult sööb siiamaani, vaatab Bobat ja mis vaatad? Filmin ennast. Ma joon kohvi nüüd ja loen Meelis Lao raamatut, mille ma laenud siin raamatukogust. Nüüd on siis kuskil pool tunnikest mul aega, Hugo kohe lõpetab söögi ja läheb magama ja siis ma lähen linna, lähen arsti juurde. Kell on saanud peaaegu 4. Ma olen praegu Circle K pesula järjekorras. Ootan enda korda, ma olen juba mitu päeva üritanud tulla autot pesema, aga pole õnnestunud, sest järjekorrad on nii pikad olnud. Ja käisin just arsti juures või selle raseduskriisi nõustaja juures. Ja seekord me olime siis koos Siimuga. Ja oli niisugune võib-olla natuke pinnapealsem vestlus. Ta näitas mingeid harjutusi, kuidas Siim saab mind toetada, kuidas ta saab nagu juba praegu toetada, kuidas ta saab mind sünnituse ajal toetada, mingeid harjutusi, mingeid tegevusi. Ja siis natuke vestlesime seal. Ja panime ühe korra veel ajakirja, et ei tea, kui väga seda vaja on, aga ma ütlesin ka, et kuna ma nüüd jälle loen või ennast kurssi käin mingites loengutes ja nii edasi, siis et mul oleks see võimalus, et kui mul tekivad mingid uued mõtted, siis ma saan minna ja arutada ja küsida ja rääkida nendest mõtetest siis. Et on selline aeg mul vähemalt kirjas, kus ma tean, et ma saan minna. Nii et muidu on nagu tore. Täna on reede, mul on puhkuse viimane päev. Pesin auto ära, siis lähen koju ja tegelikult siis ma suht kohe lähen linna. Saan sõbrannadega kokku. Ma loodan, et ma hiljaks ei jää. Aga lihtsalt täna siin oli ainult põhimõtteliselt 2 autot ei, 3 autot või. Üks auto läks just sisse ja siis nüüd oli 2 autot ees.
järjekorras. Et suhteliselt kiiresti sai. Ma teen nüüd selle pesu ära, siis ma lähen koju ja siis lähen linna. Tšau, tere hommikust. On laupäeva hommikas. Kell on 9:30 paiku. Ja meil on hommikusööks söödud. Mul on pesuski käidud. Ja praegu Uuga mängime siin veits magneklotsidega. Uuga ehitab pallirada. Ja siis ma hakkan ennast valmis panema, et minna sünnipäevale. Kell 11 hakkab üks sünnipäev, kuhu ma lähen. See ei ole laste sünnipäev, vaid see on täiskasvanu juubel, nii et hoopis midagi muud ja teistsugust. Tuleb kindlasti tore laupäev. Eile käisime siis sõbrannadega väljas, ma põhimõtteliselt ei filminud seda, et mõned klipid tegin, ma panen need klipid siia. Ja käisime söömas mererestos, sõime sushit ja sõin kooki ja pärast käisin tiiru korraks kiirelt ülemiselt ka läbi. Mingi tunni oli vist sulgemiseni, kui ma sinna jõudsin, nii et sain kiirelt vaadata. Jah, nii et täna siis sünnipäevale varsti. Panen ennast valmis ja selle sünnipäev on sportlik, mingi tantsutrenn, midagi sellist. Ma ei tea, mida selga panna. See on üks optsioon, kohe proovin järgmist. Nii, see on teine. Ma ei tea, kas panna täitsa tavaline T-särk valge või panna see kuldne ilma kampsunita. Ta mustad tassab kindlasti. Ja jõudsime Krulli kvartalisse ja kuskil siin peaks 4. korrusel olema mingi, ei mäleta, mis selle koha nimi on, aga mingi ruum siis, kus see üritus meil algab kohe. Kell on 11 läbi, just ma olen mõne minuti hiljaks jäänud. Kell on 3:04. Ma olen kodus maja ees. Ma olen väsinud. Mega äge hommiku ja poolik ja päev oli. Päeva esimene pool siis. Väga palju sain tantsida. Ma tegin vist kõik enda 3. trimestri trenni praegu parasjagu ära. Ja nüüd ma proovin tuppa kohe loivata ja vaadata, mis poisid seal teevad. Aga niisugune rõõmus, aga väsinud on olla. Jalad lausa on kanged. Pole ammu nii palju liigutanud ennast. Aga mega tore oli tantsida. Üle pika ja. Kui valus. Me oleme autos, et minna maale. Tegelikult päris kehv olla ja väsimus on ka sellest ikkagi tantsimisest, et ma ei andnud endale ikka veits aru, et ma võiks olla veits rahulikumalt ja nüüd ma maksan lõivu selle eest. Aga ma loodan, et see mingi värskes õhus olemine ja natuke ikka rahulik olemine teeb paremaks olukorra. Ühesõnaga, kell on juba 6
ja lähme maale, ma ei tea, seal pidi mingi grill olema, uuksi-puuksi pidi rattaga sõitma. Võib-olla lähme külla, kui jõuame. Ma pean sinna käituriga sõitma. Ühesõnaga jah, lähme seal hängime siis vanemate juures natukene. Aga raske. Tere hommikust! Tõristan siin vaikselt praegu küla vahel. Ja lähen Taaret viima ja siis lähen poodi. Kell hakkab 10 saama ja mul tulevad kell 12 külalised. Pean ütlema, ma olen eilsest mega väsinud ja mu jalad oletavad. Aga ma pean ettevalmistusi tegema, koristama veits kodus ja mingid snäkid, värgid panema lauale. Nii et midagi ei ole teha, tuleb toimekas olla. Viime selle Taara ära ja siis käime poes ja siis vaatame, mis kodus edasi teha. Ma olen siin nüüd, ei tea, nii valmis pannud asjad, kui valmis saab panna. Sõbrannad peaksid varsti jõudma, aga korraks istusin maha, et puhata. Ma olen nii väsinud, sest ulme. Nii et nüüd ma istun siin oma pumbu ja jumbuga. Mis asi see on siin? Ja panin korraks Malluka selle saate peale. 3. episood on väljas, mul vaatamata. Ja nii kaua, kui nad siis veel siin ei ole. Nii kahaks, kuni nad veel siin ei ole, siis ma vaatan seda Malluka saadet. Ja siis kui nad tulevad, siis me hakkame kokke tegema. Nii et läheb jälle töiseks olemiseks. Aga praegu korraks väike puhkus. Tulemas koogi workshopi teine kord juba meil niimoodi koos toimetada. Ma panen selle muusika taha. Siin ei ole. Vaatan kõige räägin. Näost on näha, kui väsinud ma olen. Kell on 8:30. Ma võtsin päris mitu head tundi ja lihtsalt puhkasin, siis mul hakkas pea räigelt valutama, kui mul läksid sõbrannad külast ära. Ma ei olnud mitte midagi soolast söönud. Siis ma kuskil tund aega tagasi 7:30 tellisin endale Papianost pasta, sõin pool ära, rohkem ei jaksanud. Ja nüüd tegelikult mind ootab siin veel üks kook, mis vajab kaunistamist. Nii ma teen selle ka täna ära. Ma ei tea, vaatame, mis välja tuleb. Ma olen räigelt väsinud tegelikult. Ma ei viitsi seda kimblit tuua. Aga vaatame jah, mis sellest koogist välja tuleb. Ma tegin kreemi valmis. Sellega ma katan kohe selle suurema osa kreemist või sellest koogist ära. Või kõik katan ära. Ja siis võime selle peale mingi kaunistuse teha, ma ei tea, mida teha. Mul on 2 mõtet, et kas teha sinisega pilvekesed või teha roosaga südamed. Ja ma ei tea, kumba teha. Ja ma mõtlesin, et ma katan ära ja siis äkki selleks ajaks siis mul on valmis mõeldud, et kumba ma tahaksin teha. Nii et hakkame pihta.
siiani kell on 9:30 ja ma just tegin selle koogi valmis. Tulid mingid südamekesed see peale, aga idees what it is. On selline praegu midagi ei ole teha, aga ta kõige ilusam ei ole. Aga no, ikkagi okei on. Kõik on vahva. Nüüd ma panen selle külma, koristan siin veel mingid viimased potid ja asjad ära. Ja siis lähen magama. On pühapäev ja kell hakkab 9:30 saama, nii et homme on mul tööpäev jälle. Lõpetan selle videoga siin kohal ära, nii et aitäh, et sa seda videot vaatasid ja näeme juba järgmises videos. Tšau!